Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust ja lubage meile kõigile soovida ilusat Euroopa päeva. Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 13. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Marianne Mikko, palun. Lugupeetud eesistuja, austatud kolleegid, täna Euroopa päeval, mil me räägime rohkem kui tavaliselt euroopalikest väärtustest, on mul au üle anda Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. 9 aastat tagasi jõustus soolise võrdõiguslikkuse seadus. Selle üks paragrahv kohustab valitsust kinnitama soolise võrdõiguslikkuse nõukogu, ent mida pole, seda pole. 1,5 aastat tagasi saatis õiguskantsler Indrek Teder sotsiaalministrile märgukirja, milles tõdeb, et soolise võrdõiguslikkuse seaduse paragrahv 24 näeb ette nõukogu moodustamise kohustuse. Kohustuse mittejärgimine on seaduse mittetäitmine. Vastuses õiguskantslerile nõustus sotsiaalminister, et alalise nõukogu olemasolu tagaks vajalike teadmiste ja oskustega isikute püsiva koostöö soolise võrdõiguslikkuse seaduse eesmärkide täitmisel. Ühtlasi sotsiaalminister lubas, et vastava nõukogu moodustamise korraldus esitatakse Vabariigi Valitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt 2012. aasta 2. kvartali lõpuks. Mida pole, seda pole. Valitsuse ignorantsus sunnib Riigikogu, seega meid kõik intensiivsemat parlamentaarset järelevalvet soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise üle. Seetõttu luuakse eelnõuga soolise võrdõiguslikkuse nõukogu asemel Riigikogu soolise võrdõiguslikkuse erikomisjon. Oleme veendunud, et Riigikogu soolise võrdõiguslikkuse erikomisjon tugevdab ja süvendab demokraatiat. Ühtlasi aitab erikomisjon leevendada ja loodetavasti üle saada ühiskonnas Sosnitski putkena vohavast soolisest ebaõiglusest. Sotsiaaldemokraadid usuvad, et parlament tahab ja suudab naiste olukorda meie riigis parandada. Ilusat Euroopa päeva meile kõigile. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Aadu Must ja head ametikaaslased. Ma palun saalis vaiksemalt, et me oleksime võrdsed nende osas, kes soovivad kuulata ja võrdsed ka nende osas, kes soovivad rääkida. Seda saab teha siis täiskogu istungit saalist väljaspool. Palun, Aadu Must. Aitäh, lugupeetud juhataja. Head kolleegid. Ernst Hemingway on kunagi öelnud, et igas maailma sadamas, kuhu ta jõudis, olevat olnud üks eestlane, kes ootas oma laeva. Hiljem on meie eelmine Teaduste Akadeemia president Jüri Engelbrecht seda parafraseerinud ja öelnud, et igas maailma ülikoolis, mida ta külastab, on üks eestlasest professor. No võib-olla ta teisi lihtsalt ei külastanud, kes seda teab. Kui kuskil maailmasadamas on üks eestlane või üks, olgu ta siis meremees, professor või maasikakorjaja, on see teatud mõttes eksootika. Kui neid on väga palju, siis on see tõepoolest suur probleem. Ja vaat just sellest samast mõttekäigust ajendatuna on meil Eesti Vabariigi peaministrile arupärimine selle kohta, kuidas valitsus suhtub praegusesse reaalsesse olukorda, kas tema arvates on tegemist eksootika, argipäeva või suure probleemiga. Ja sellega seos on esitatud ka mitu asjalikku küsimust, mis ei ole nii laadastiilis, nagu ma praegu esinesin, vaid tõepoolest küsitakse väljarände mõjust Eesti majandusele, statistika olukorrast, teiste riikide värbamispoliitikast ja Eesti Vabariigi võimalikest poliitilistest meetmetest selle protsessi suhtes. Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Yana Toom. Aitäh, austatud eesistuja, head kolleegid. Mul on üle anda Keskerakonna fraktsiooni liikmetelt arupärimine sotsiaalminister härra Taavi Rõivasele ja see puudutab omaste hooldust. Ma ei hakka siin tuletama meelde
seda debatti, mis oli siin hiljuti meedias tänu Andrei Hvostovi rabavale artiklile omaste hooldamisest. Tuletan lihtsalt meelde, et puhkuse või hooldaja haigestumise ajaks on võimalik, põhimõtteliselt justkui on võimalik, hooldatav ajutiselt paigutada hoolekandeasutusse. Oma lähedase hoolekandeasutusse paigutamine on ka keeruline, kuna keskmine koha maksumus on 600 €, mis on suurem summa kui näiteks hooldust vajava pensionäri pension. Lisaks kõigile kõrgele kohamaksumusele tuleb oodata ka järjekorras koha saamiseks. Omastehooldus nõuab lähedaselt ebainimlikke pingutusi, kuid omastu hooldamise eest saadav raha on olematu suurusega. Lisaks, kui inimene vormistab end hooldajaks, loobub tööl käimisest ja pühendab oma elu lähedase inimese hooldamisele, kannatab tema tulevane pension, kuna hooldaja eest ei maksa keegi sotsiaalmaksu, mis tähendab seda, et ta ei saa ka pensionistaaži. Ja seoses sellega meil on härra ministrile 5 küsimust, millele loodame ka vastused saada. Aitäh! Rohkem üleandmissoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 1 eelnõu ja 2 arupärimist ja vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nüüd edasi menetlemise. Liigume edasi nüüd teadete juurde. Riigikogu esimees edastas Riigikogu liikmete arupärimised sotsiaalminister Taavi Rõivasele ja kultuuriminister Rein Langile. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohal registreerus 81 Riigikogu liiget, puudub 20 ja asume nüüd tänase päevakorra juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine eelnõu 420 OE esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni esimehe Kaja Kallase. Palun. Aitäh. Austatud eesistuja, head kolleegid. Meil on siis ees Riigikogu otsuse eelnõu Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamiseks. Ja ettekandja, ma vabandan teie ees. Austatud Riigikogu liikmed, saalis on hästi suur lärm. Ma palun vaiksemalt. Väga palun. Aitäh. Arengufondi seadus paragrahv 10 lõige 3 ütleb, et Riigikogu majanduskomisjoni ettepanekul nimetab Riigikogu kuni 4 aastaks 5 nõukogu liiget, neist 2 on Riigikogu liikmed ja 3 ettevõtluse üldsuse esindajad. Ja seoses sellega, et 1 ettevõtluse üldsuse esindaja nõukogu liikmeks oleku tähtaeg oli täis saamas, siis me pöördusime uue esindaja leidmiseks Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Teenusmajanduskoja ja Eesti Väike- ja Keskmise Ettevõtjate Assotsiatsiooni poole ettepanekuga esitada kandidaadid. Ja esitati 3 kandidaati, Jaan Puusaag, Ville Jehe ja Andres Arrak. 9. aprillil kohtus majanduskomisjon kõigi kandidaatidega ja seejärel toimus hääletus, kus valituks osutus Ville Jehe. Aitäh. Head ametikaaslased, kas teil on küsimusi ettekandjale? On. Arto Aas, palun. Aitäh, austatud ettekandja. Kuidas te arvate, kas tulevikus võiks selle otsuse jättagi majanduskomisjoni vormistada või peab tõepoolest seda täiskogu ees arutama? Aitäh. No selleks tuleks seadust muuta, et iseenesest Arengufond on Riigikogu siis nii-öelda mõttekoda ja kuivõrd majanduskomisjonis on esindatud nii opositsioon kui koalitsioon, siis miks mitte teha see otsus majanduskomisjoni? Paul-Eerik Rummo, palun. Aitäh. Kas on võimalik avalikustada ka häälte suhe kandidaatide vahel komisjonis? Aitäh. Ikka on võimalik, kohe otsin antud paberi. Jaan Puusaag sai 2 häält, Ville Jehe 6 häält ja Andres Arrak 1 hääle. Ester Tuikso, palun. Tänan, austatud juhataja, hea ettekandja. Palun tutvustage saalile, et
kellega on tegemist, millise taustaga inimesega, keda majanduskomisjon siis välja valis? Aitäh! Ville Ehe esitati Teenusmajanduskoja poolt, ta on tegutsenud ettevõtlussektoris, pikalt on Arengufondiga olnud ka seotud läbi selle, et ta on ingelinvestor, aitab alustavatel ettevõtetel oma projekte käima tõmbata ja samamoodi on ta osalenud selles Arengufondi investeerimiskomitee vist on see või ma ei teagi, mis see õige nimetus täpselt on, aga igal juhul see organ, kes arutab, millised ettevõtjad saavad Arengufondist toetust. Tegemist on noore ärksa inimesega. Priit Toobal, palun. Aitäh, lugupeetud aseesimees ja ettekandja. Sa tuletaksite meelde, kes on ülejäänud Eesti Arengufondi nõukogu liikmed ja kas majanduskomisjonil on plaanis ka nende osas vahetusi teha? Aitäh. Mul kahjuks seda paberit ees ei ole, aga mälu järgi ütlen, et ülejäänud Arengufondi liikmed on Jaan Männik, Juhan Parts, Jürgen Ligi, Andres Keevallik, siis nüüd tuleb Alar Karise asemel uus Tartu Ülikooli rektor ja siis on veel ettevõtluse poolt on Einasto vist. Vabandust, mul ei ole seda paberit praegu kaasas, aga mõtlen, et ja mina ka, Kaja Kallas ja Mart Laar. Tarmo Tamm, palun. Ma tahtsin Laari kohta küsida, aga juba sain selgust. Aitäh. Peeter, me oleme praegu küsimuste voorus, nii et repliigid peavad jääma läbirääkimiste vooru. Peeter Võsa, palun. Aitäh. Kas on arvestatud ka Eesti Arengufondi nõukogu liikmete määramisel soolise võrdõiguslikkuse printsiibiga? Aitäh. Jah, on arvestatud, kui tuleb 2 võrdset kandidaati neist kummaski soos, siis kindlasti võtaksime seda arvesse. Kahjuks esitati ainult ühes soos kandidaate, nii et meil ei olnud võimalik seda valikut teha. Tiit Tamsaar, palun. Aitäh, härra juhataja. Lugupeetud ettekandja, oma sõnavõtu alguses sa mainisid, et majanduskomisjon pöördus erinevate mittetulundusühingute ja siis ettevõtjate ühenduste poole. Kas see nimekiri võiks ka olla pikem ja laiema sektoriga? Ma mõtlen näiteks maaettevõtlust, põllumajandust, selle sektori põllumajandus-kaubanduskoda on näiteks selline institutsioon, kes oleks võinud kaasatud ka olla sellesse ampluaasse või kuidas, või ei ole see tähtis? Aitäh. Aitäh, see on alati hea küsimus, et kelle käest siis otseselt küsitakse, aga me otsustasime niimoodi, et küsida selliste katusorganisatsioonide käest, et näiteks Tööandjate Keskliit ikkagi esindab kõiki sektoreid, et selles mõttes või Kaubandus-Tööstuskoda, ja võttes veel arvesse Arengufondi spetsiifikat, siis jah, võib-olla põllumajandus ei ole olnud peamiseks valdkonnaks seal. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, aitäh. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et eelnõu 420 OE esimesel lugemisel ka viia läbi lõpphääletus. On teil protseduuriline küsimus, Olga Seitnik? On ettepanek viia läbi ka lõpphääletus, nüüd alustame lõpphääletuse ettevalmistamisega.
Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh. Panen lõpphääletusele eelnõu 420 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 77 Riigikogu liiget, 1 on vastu ja 1 on erapooletu, on majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine eelnõu 420 OE otsusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu teie töös. Aitäh teile!